Nii, tere päevast siis kõigile, et ma teen täna ühe oma sõbraga põneva siukse väikse, võiks öelda võib-olla intervjuu koos. Minu nimi on Fredi Saarm, olen tegelenud tänaseks tervise ja toitumise probleemidega üle 10 aasta. Siin on mu sõber Juura, kes on Eestist pärit, hetkel elab ja töötab Soomes. Mis mind tõi tervise teemade juurde oli see, et meil olid endal peres probleemid. Lastel oli naisel erinevad seal allergiad, poisil astma, keskkõrvapõletikega haiglas, nii edasi. Otsisime lahendust. Ja mingil hetkel siis tegelikult tuli meie ellu Cincina, mis pakub inimestele võimalust teha kuivveretesti, mis näitab ära, kuidas oma toitumist korrigeerida, et läbi toitumise saaks keha paremini tasakaalu, põletikud kehast välja ja pakub kõrvale ka väga häid kvaliteetseid looduslikke toidulisandeid täna. Ja saime tervist korda poole aastaga, sealt tekkis minul kirg üldse tervise ja toitumise vastu. Olen tänaseks aitanud sadadel ja tuhandetel inimestel kokkuvõttes läbi siis oma tiimide parema tervise juurde aidata. Mul on siin üks väike abiline kõrval, meie kõige väiksem poeg. Aga miks ma täna Juura sinuga tahtsin rääkida on see, et sa saatsid mulle tegelikult eelmisel nädalal pildid, kuidas tooted aitasid sul saada tervise korda uuesti. Sul olid ma ei olegi nii hullu psoriaasi võib-olla ise näinud, nagu sa ütlesid, et saad sa äkki mõne sõnaga jagada, kuidas sul see tekkis, mida sa proovisid teha ja kuidas siis lõpuks see muutus tuli, et sa hakkasid oma tervist uuesti korda saama. Et ma annan sõna siinkohal sulle. Okei, proovime uuesti. Selles mõttes ma pöördusin uuesti nagu Cincina poolde, kuna mul see tervisega nagu see psoriaasiga nagu hakkas, ütleme nii, väga halb seis, ütleme niimoodi. Kuidas ma parem võib kommenteerida, ütleme ühesõnaga niimoodi, et see läks nii hulluks seisuks, et lihtsalt hommikul, kui mina tõusin üles, lihtsalt reaalselt olid nagu näpud verised. Mitte näpud, küünlaalused olid verised, kuna need teatud asjad kõik nagu sügelesid. Noh, kui kes on nagu psoriaatik, need teavad need teatud asja, kuidas need asjad sügelevad. Ja siis mul lihtsalt käis plõks ära ja siis mõtlesin, et ma helistan uuesti või räägin nagu Cincina nagu firmaga, et mis nad nagu võivad nagu parem nagu variandi mulle välja käia. Ja kuna ma sain teada, et nendel on see uus toode, ütleme kõige võimsam, mis nagu võib nagu toimida. Ja siis ma hakkasin nagu seda, no põhimõtteliselt mina hakkasin lihtsalt seda võtma. Aga räägi korra Juura seda, et kaua sul üldse psoriaas on olnud ja millal ta sul nii ägedaks nagu läks, sest sul ei ole ta kogu aeg nii äge olnud? Ennem oli, aga ta ei olnud nagu, ütleme niimoodi nagu, no kuidas nagu leevendada või nagu jõhkra. Noh, mina sain nagu sellega nagu väga hästi nagu hakkama vaata. Ei olnud väga hull. Aga kui ta hakkas nagu mind segama ja nagu elufaktorid segama, esiteks ma ei saanud kuskil normaalselt olla, ma kuskil ei saanud olla. Kui ma võtsin, oli nagu selle lühikest T-särgiga, ega te saate aru, ma lihtsalt ei saa olla niimoodi. Vaatavad nagu väga nagu imelikult sinu peale. Et mis nagu sul nagu haigus või mis iganes, aga noh, paljud võib-olla ei tea sellest. Võtti kui ära tee. Ja kuna ma hakkasin seda nagu õlit võtma, siis ma hakkasin nagu teist toodet võtma, see probiootik. On just probiootik. Prebiotikumid, sinobiotik. On sul neid äkki seal käe pärast või? Joo, sinobiotik. On niimoodi näha. Jaa, väga hästi näha. Ja kuna ma hakkasin nagu need 2 komponenti nagu võtma, ega see ei olnud niimoodi, et päeva pealt hops ja nagu kõik ära läinud. See võttis kohe aega, no mitte kohe, aga natuke teatud aega, kuidas öelda. Ütleme niimoodi. Aga millal sa hakkasid nagu esimesena nagu reaalset tulemust nägema? See oli just, kui ma ei eksi, 3. või 4. kuu. Selles mõttes see oli nagu, noh, tundsin nagu ennast kehast, nagu ennast nagu parem. Ja siis need laigud hakkasid vaikselt nagu ära kaduma vaata. Kui ma veel korda näitan pilti. Muidugi need pildid, mis sa mulle saatsid, sul olid esimesed pildid olid tehtud maikuuses ja juulis on juba näha, nagu isegi vaatad umbes ütleme laias laastus 3. kuul on juba näha tegelikult päris suur muutus. Ja, aga jah, just nii, tegelikult ongi nii. Okei. Ja tegelikult sa mulle ka mainisid enne, et ta lõi sul ägedaks tegelikult peale seda, kui sa pidid seoses tööga omal selle nii-öelda sutsu ära tegema, on nii või?
ja just nii, just nii. Okei. See Covidi see test vaata, mis on. Aga Mhm. see võib-olla ei ole sellest, see on lihtsalt võib-olla, see on minu arvamus. Ega see ei Mhm. pruugi niimoodi olla, ega see on lihtsalt mina arvan nii ja teatud Mhm. inimesed niimoodi arvavad. Mhm. Aga ma ei tea, teistel on. Mul on ema ka psoriaatik, selles mõttes. Okei. Aga räägi, kas need olid 2 toodet või sa võtsid midagi veel juurde või? Kolmandat ma võtsin seda Vivat. Mhm. Siin pilli peal näidata. Mhm. On näha või? On näha, jah. Jaa. Sest nagu mul siin sinu firma ütles, et parem nagu seda kolmandat, mitte nagu paremat, aga lihtsalt ma ise vaatasin, et see nagu teatud asjad, mis ta teeb nagu. Mhm. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen nagu vähekene nagu ütleme niimoodi halvas seisus ja stressis teatud asjadest olukorda. Ja mina arvasin, et see nagu aitab mind ja tegelikult nii oligi. Ma ei tea, miks, aga tegelikult reaalselt see aitas. No laias laastus võib tegelikult öelda, et need 3 toodet, mis sa võtsid, on ju punkt 1 õli oli see, mis aitab põletikku maha võtta, ta paneb su rakud uuesti tööle. Teine toode, mis sa võtsid, sinobiootik ehk siis kiudeained, prebiootikumid aitasid soolestikku tööle kaasa. Ja 3. Viiva oli tegelikult siis närvisüsteem, mis on safrani baasil toode, mis siis mõjutab meie, ütleme, meeleolusid, ongi stress, ärevus, unetus ja nii edasi, on ju, et ega kui magada ei saa, siis keha ei puhka ka lõpuks välja, on ju. Absoluutselt. Aga kõige esimene on see õli. Mis on see kuradi, see prebiootik. Need on nagu põhiasja, aga kes tahab nagu, kui tunneb ennast nagu väga nagu ütleme halvasti, siis võib seda Viivat ka võtta. Näiteks täna, kui ma ühe sõbraga rääkisin, näitasin talle sinu fotot, on ju, siis tema ütles ka näiteks, et tema tunneb konkreetselt kohe, et nii kui on stressirohkem aeg, samamoodi jällegi ägeneb, et ma arvan, et ongi kombo nagu erinevatest asjadest, aga sa muutsid ka oma toitumist tegelikult. Jaa. Mis sa seal muutsid? Ütleme praegu ma olen natukene halvaks poisiks läinud, aga siis mul oli, ütleme halb, nagu ütleme see seis. Siis ma kuulasin selle, ütleme tüdruku ära. Mis ma muutsin tegelikult? Ma hakkasin vähem juustu sööma, nagu meie arvasime, et teatud asjad, mis võivad nagu mind mõjutada. Pipart, soola vähem panema. Pipart, see on kõige tähtsam, et ei oleks teravat asju, vaata. Soolased sellist, sihukest snäkid või sihukest asjad, vaata. Ja vaata, ennem ma sõin nagu rohkem sihukest kapsas, porganditest, ennem seda ütleme üldiselt. Aga tegelikult ma need asjad nagu selle aja jooksul on nagu, ütleme, tagaplaani viinud. Aga nüüd ma tõin nagu esiplaanile. Ütleme plaanile. Ma hakkasin endale süüa pavaaritama, tegin sinna kartulit, siis võtsin nagu need külmutatud asjad, vaata, kus on see kartul, porgand, siis on need siuksed nagu rohelised peenikesed, siuksed, ma ei tea, kuidas need nimetakse. Siuksed vorsti moodi rohelist asja. Ja tegin kõik nagu ühe potis siuke ja ütleme, see oli täitsa hea, ütleme niimoodi. Ta tõi nagu rohkem energiat. Sest tegelikult sa tegid siukse testi ka, aga kahjuks Omniva suutis su testi nagu ära kaotada, sest üks meie põhikontseptsiooni pointe ongi nagu see, et mitte nüüd lihtsalt see, et inimesed hakkaks toidulisandeid tarvitama, vaid muudaks ka oma toitumist ja meil on täna erinevaid nii-öelda teste ja selles mõttes, mis mulle nagu omal ajal väga meeldis, ongi see, et minus tekitas see usaldust, et üks asi on midagi juurde võtta, aga ilmselgelt oleks vaja tegelikult ka see probleemi tekitaja proovida nagu eemaldada ja see võib olla teinekord mõni toit. Ja ma räägin mõne sõnaga võib-olla siia sellest testist juurde inimestel, kes seda praegu vaatavad ja tekib huvi, siis tegelikult siin on 3 testi, D-vitamiini test, see on siuke test, mida on võimalik ka teha perearsti juures, balance test näitab konkreetselt ära siis toitumise, rasvhapete tasakaalu ja siis uus test, mis meil on siis tegelikult näitab ära, kas inimestel on ohtu pikas perspektiivis diabeediks, mis on täna samamoodi tegelikult väga suur probleem. Ja me oleme tänaseks teinud Eestis peaaegu 15 000 veretesti, üle maailma ligi 9 000 veretesti ja me näeme, et inimestel on toitumine täiesti paigast ära, mis on üks põhipõhjuseid, miks inimestel on terviseprobleeme nii palju. Ma ei hakka kogu seda teadust siia juurde rääkima, aga need Eesti 14 019 näitavad, et tasakaal oomega 6-3 vahel täna on tegelikult 11,2 ühele, mis teadlased ütlevad, see peaks olema 3 ühele või vähem.
kes tahavad selle kohta rohkem teada saada, võtke julgelt ühendust, saame rääkida ja kordustestid, mis inimesed on teinud siis 4 kuu pärast, kes on muutnud toitumist, kasutanud meie erinevaid tooteid, on saanud tasakaalu keskeltläbi keskmine inimene 2,91. Ja täpselt sama oli ka minu perega. Testid me analüüsime kõik Norra laboris Vitas, mis on täiesti sõltumatu labor. Iga inimene võib selle labori kohta ise guugeldada, vitas.no, nagu näha, tehakse koostööd väga paljude suurte ülikoolidega üle maailma. Ja ma tahaks siinkohal jagada natuke oma naise testi tulemust ja võib-olla meie pere seda nii-öelda tootekogemust, mis siis on. Inimesed saavad oma testi ära analüüsida, tal tuleb põhjalik raport, mis näitab ära need tasakaalud, keha kaitseväärtuse, omega-3 sisalduse veres, mis ideaalis peab olema 8–12. Kui see on alla 4%, on väga suur oht südameprobleemideks, nii edasi. Samamoodi sama vaimne tugevus ehk kui stressis on meie keha, et toit mõjutab samamoodi tegelikult meie mõtteid ja rakumembraani voolavus, et see on üks huvitav asi. Kuidas toitained sisse jäägid välja ja arachidoonappe siis nii-öelda indeks samamoodi. Ja see ei ole niimoodi, et seal on hunnik numbreid, vaid tegelikult iga näitaja kohta on eraldi tabel, kus inimene näeb, kus ta on, kuhu ta peaks püüdlema, kuidas on see näit saadud ja tegelikult ideaalis test peaks olema roheline. Kuidas seda roheliks saada? Punkt 1 on kindlasti vaja muuta igapäevast toitumist. Test näitab ära siis kõikide rasvhapete nii-öelda protsendid meie toidus, mis on siis esimene tulp, näitab, mis peab olema, teine on see, mis ta on ja vastavalt sellele, kas miski on viimases tulbas miinusega või plussiga, peame sööma rohkem või vähem. Ja siin on minu naisel näha, et oli toidus väga palju nagu omega-6 rasva, mis on tegelikult kehale põletikku tekitav ja see on enamus inimeste probleem täna. Kahju, et see sinu test kaotsi läks, mille Omniva kuskil ära nagu kaotas. Aga ma loodan, et vähemalt selle viimase testi puhul me näeme, mis see lõpptulemus on. Ja mis on inimeste jaoks lihtne juura. Sina ka seda testi sellisel kujul, ma ei tea, kas oled näinud või ei ole, aga nüüd keegi katsib kukardada arachidoonappe, mis see on, siis inimene ise saab oma nii-öelda testi analüüsil vajutada plussi peale ja ta viskab täpselt ette, mida on vaja siis toitumises vähendada. Et on tehtud inimesele puust ja punaseks ehk väga konkreetsed soovitused, kuidas siis ennekõike läbi toitumise keha hakata nagu tasakaalu viima ja siin on siis toode, mis aitab mõne sõnaga, et mille poolest see meie toode nagu erineb, et hästi paljud inimesed on kuulnud, omega-3 on ülioluline, aga kahjuks enamus tooted ei tööta. Nii ongi. Ja nad ei ole kaalupõhised, neil ei ole tugevat antioksidanti kõrval ja nii edasi. Siis siin on näha minu naise esimene test, mis oli omal ajal 19,81 ja see võis olla ka põhjus, miks mõlemad lapsed tegelikult vanemal pojal kutsuti sünnitus esile, sest tal oli vaja kohe ühte operatsiooni teha Neeru Vaagna juures. Noorem poiss oli meil astmaatika, allergik, keskkorra põletikega haiglas ja mul naine ja siis noorem poeg said omal ajal selle õliga tervised korda 6 kuuga, umbes suht sama tegelikult nagu sinul. Ja siin on näha mu naise viimane test, mis me tegime talle eelmise aasta jaanuaris, kui meil sündis see sama väike mees, kes siin ringi jookseb, mis tähendab seda, et naise enda keha oli väga hea tervise juures, kui laps sündis ja laps tuli siia ilma palju parema immuunsusega. Samamoodi, eks ikka tal on vahepeal tal on vahepeal köha, aga ta üldiselt on väga hea tervisega. Ja ma oma kõige väiksemale pojale samamoodi annan seda õli. Vahepeal on niimoodi, et nii kui ta kuuleb sõna õli, on temal vaja, jookseb pudeliga kohale, issi anna õli. Me tulime just puhkuselt, vahepeal ta käis, vaata reisil on need väiksed külmkapid on põranda peal. Ta käis vahepeal päevas 3 korda, issi õli. Ja ma alati andsin, kui laps küsib, siis tuleb lapsele anda. Et see on nagu meie see kogemus ja tegelikult on seda toodet nagu kõigil vaja. Lihtsalt kahjuks inimesed täna nagu ei saa aru või nagu ei teadvusta, et mis see tegelikult see toit meie kehadega teeb, aga ta ikka lõhub meie keha meeletult, sest toit on lihtsalt muutunud. Absoluutselt. Ma räägin väikse loo juurde natukene. Nii. Vaata, kui mul need käed olid nii hullud, vaata, töö juurde selles mõttes, et must kätega on ja kõik, mis asjad nagu toimuvad, siis küsisid, no mis sul on ja mõtlesin, no šukane asi ja siis ma hakkasin nagu pikavarrukutega käima, vaata töö juures. Vaata, mitte teised nagu häirida või mis iganes, vaata, igaüks vaata arvab omamoodi. Mina võib mitte rääkida, et teine võib arvata teistmoodi, vaata. Ja siis ma hakkasin seda õlit võtma töö juures. No mul seal nagu külmkapis kogu aeg oli. Ja siis mul väike õlipoiss meil. Küsib kogu aeg minu juures, mis sa võtad? Mõtlesin, see on nagu psoriaasi kohta. Tema küsib, mina ei hakanud midagi nagu lahti seletama, kuidas, mis asjad need on.
jaa, see on jälle mingi huuga-puuga ja udu-tuu ja mingi šamaanid sulle jälle seal pähe lõid. Nii. Nojah, no mis siin ikka, no aga mina võtan edasi selles mõttes. Ja saad aru? Ja siis, kui ma tulin nagu ilma särgita tööle, no üks moment lihtsalt vaatas, Jura, asja, kas on nii või? No korra nagu lihtsalt küsis, aga ma teadsin, et ta mulle korra mainis, nagu, et tal on nagu kolesterool, kõrge nagu. Kolesterool, jah? Jah, kolesterool, jah. Ja siis ma korra mainisin talle seda ka. Ma mõtlesin, et sa võid seda võtta, siis võib-olla lööb nagu asja nagu paremaks. Ei. Ja siis, kui ta nägi ära, siis küsis, Jura, palju see värk nagu maksab? Et või kuidas ta nagu see toimib? No ma ütlesin, no ma nagu lihtsalt keeles. Sa näed minu kätt? Näed, ongi kõik. Mis ta maksab siis laias laastus? Mis sul need 3 toodet siis kokku maksavad täna? No ütleme, see õli on 52, nüüd on vist 54, kui ma eksi. Pluss see biootik on 25 ja pluss viiva on 25. No kokku on mingi sott, no ütleme selles. Ja, no ütleme, õli on 2 varianti. Üks ongi see sama must, mis sa räägid, on ju, siin on lihtsalt polüfenool, antioksudante rohkem ja siis on see teine õli on 36. Ta on nagu 20 € odavam, aga lihtsalt nüüd me ei oska kinni võtta, et mis seal see kõige suurem trigger oli, aga õli saab ka 20 € odavamalt, aga vähemalt mustaga on nagu kindla peale minek, vähemalt sinu puhul on see näha, et see nii töötas. Et ta tulebki laias laastus, ütleme natuke, võib-olla üle 3 € päevas, mis on üks tass cappuccinot kuskil kohvikus, on ju. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja kui sa siin näiteks tahad kalamist, näiteks minna osta Soomes, ma ütlen sulle 24 € kilo. Päris hull. No ja kas teete võrdlust? Sööd 4 päeva kala, siin saad kuuks ajaks tooted, mis aitasid tervise korda. Aga üks küsimus veel, mida inimesed tihti küsisid, et nüüd see hetk, kui sa hakkasid neid Sensino tooteid kasutama, kas sa kasutasid samal ajal ka mõnda ravimat kõrvale või kasutasid sa mingit kreemi samal ajal paralleelselt? Ei, kreemi ma ei kasutanud. Aga ravimit? Ainult võib-olla ma panin seda tavalist, no vaata, vanasti oli see vaseliin. Jaa. Niisugune nagu vaatamist on, seal poes müüakse vaseliin koos selle kanepi nagu selle, ta lihtsalt nagu vaata pehmendab, muud nagu juurde ei pannud sellest. Ühesõnaga mingid ravimialaseid kreeme sa ei kasutanud? Ei. Okei, väga äge. Ma küsiks lõpetuseks, mis emotsioon või tunne on nüüd poole aastaga, et ma saan aru, sa saad rahulikult käia lühikeste käistega, sa saad käia ujumas, sa ei pea nagu tundma häbi või mitte häbi, vaid sükest ebameeldivat tunnet nii enda kui mis teised mõtlevad, sest see on päris, See on jah, siin Soomes on päris palju siin on päris palju psoriaatikut. Ma neid näen tegelikult suvel, päris palju näen. Ja ütleme, kui ta tekib sul seal, ütleme, seal, kus on nagu, ütleme, munad, siis on kõige parem variant. Ja ta tekib sinna, ütleme, teatud asja peale ka. Päris hull. See ei ole kõige parem. Kahtlemata, naistesse minna ei taha väga. Need ei ole, need on kõik okei. Ütleme, kui sa oled tüdruk... Nii et sul oli igal pool üle keha siis põhimõtteliselt? Jah, siin selja peal natukene, ma ei saa, ma ei viitsi võtta seda väike plik. No mitte suur, aga sükene, ütleme, tikku laiusust nagu topsi. Aga see ei ole nii hull. Ja ütleme, kui sa oled tüdrukuga koos, sa tunned ennast nagu rahulikult. Mitte ei ole seda nagu ebameeldivus või ebamugavus. Mis su mõtted nüüd on, nagu sa ütlesid, et natuke paha poiss, jama jälle rohkem, mis su mõtted toote tarbimise osas on? Plaanid sa jätkata? Mis mõtted sellega on? Absoluutselt. See on, no nagu mul kolleeg küsis, kas seda peab terve aasta võtma või terve elu lõpuni. Ma ütlesin, no põhimõtteliselt küll, jah. Tegelikult ta nii ongi, sest vaata, kui sul on see probleem kehas olemas, et kui sa talle enam õiget nii-öelda neid toitained on, et siis nii-öelda kiudained soolestikule või omega-3 kehale, ega kui me ei võta, meil läheb tasakaal paigast ära ja oht on tegelikult väga suur, et ta tuleb tagasi uuesti. Me saame hoida asju kontrolli all kas ravimitega või siis läbi toitumise ja loodusliku toidulisandit, iga inimene saabki teha enda valiku nagu. Absoluutselt, see on kõik õige. Kuule, aga selged pildid, suur tänu sulle, et sa olid valmis tulema jagama oma lugu, et ma loodan, et see inspireerib võib-olla ka teisi inimesi enda toitumist ja tervist üle vaatama ja kui kellelgi tekkis küsimusi
või soovite nende toodete kohta rohkem infot, võite julgelt mu poole pöörduda, et ma panen selle video, ma arvan, ka YouTube'i üles, et inimesed leiaksid selle info üles, sest kui ma ka küsisin enne, kui ma selle pildi üles panin, kas ma võin seda sinu pilti või kogemust jagada, siis sa tegelikult ütlesid, et kui see saab teisi inimesi aidata, palun väga, et suur tänu sulle, Juura, sest täna sõbraga, kellega ma kohtusin, kellel on ka sama probleem, ta ütles, Eestis on umbes 40 000 inimest, kes on psoriaasiga hädas. Et see ei ole ja tema alustas juba mingisuguseid oota pojakene, oota natukene paar. Ja, pojal on vaja Mašat ja Karu vaadata. Et ta ütles, et tema sai mingisuguste bioloogiliste ravimite peale, mis on 1000 eurot kuus, maksab ühe süsti hind, mis tehakse korra kvartalis, on 3000 euri. See on müstika, selle asemel panna teadlikult 90 või 100 eurot ja on võimalik nagu saada oma tervist korda. Nii et suured tänud sulle, Juura. Ma loodan, et inimesed said inspiratsiooni, et on võimalik korda saada, nii et peatsete kohtumisteni ja veel kord 1000 tänu sulle, Juura. Kindlasti. Ja kui keegi tahab ühendust võtta, ma räägin vabalt selles mõttes. Ei ole midagi salata. Kõik on nagu võib-olla lihtsalt peidust. Ja ma usun, et ma helistangi sulle, sest kindlasti on inimesi, kes ka peale seda videot võib-olla endiselt ei usu, et inimesi on igasuguseid, aga kes abi tahab, see abi leiab. Tänud sulle ja kõike head. Teeme nii. Tšau. Tšau.